liftikõne. Liftikõne tegelikult ei kuulu selle brändi teema juurde, aga kuna ta tegelikult puudutab seda brändi jube teravalt ja jube kohe, siis ma pakun, et kusagil 6-70% Eesti ettevõtetest on sellised, kelle juhid ei oska 15 sekundiga ära kirjeldada, mida ja kuidas ettevõte teeb, teenust pakub või toodab. Mina sain selle brändi, selle liftikõne teada üldse siis, kui ma tegin personaalbrändingu raamatut läbi, Olesja Saue ja Evelin Org selle raamatu tegid brändimega sina, minge vaadake, minge uurige ja see on nagu suur siuke töövihik ja seal oli üks osa oli ka selle liftikõne paika panek ja see on niivõrd karm asi, see on niivõrd, sest kõik tavaliselt, kui hakkavad enda ettevõttest rääkima, siis seda juttu tuleb ja me teeme seda ja teda, siis me teeme seda, aga sa pead rääkima 15 sekundiga ära. Ja ega 20-aastasel ettevõttel ei olegi vajadust kellelegi ennast müüa 15 sekundiga, aga selle jaoks, et paremini, kiiremini, kompaktsemalt ja armutult paika panna. Kõigepealt pead ütlema, mis asi on, mida sa teed ja kuidas sa teed. Me teeme vaat seda ja niimoodi ja nüüd on 3 argumenti ja need 3 argumenti on see, kõigepealt meil on siis see argument, siis on see argument ja see on see argument. Ei tohi olla argument sellised, et me oleme professionaalsed, väga austavad ja 3 on ja veel mingi jube hea omadus, vaid see peab olema eristuv argument. Keegi ei saa eristuda professionaalsuse poolest ega muude klišee sõnade poolest, sellepärast et kõik on professionaalsed. Professionaalsus ei ole kunagi eristuvast, vaid professionaalsus on eeldus, et üldse sellist asja teha. Nii et siia lõppu lihtsalt siuke liftikõne mõte. Mina soovitan seda eriti nagu turundusmeeskondades teha, panna paika või siis näiteks kui reklaamiagentuuris, kui lähete näiteks pitchima või nii-öelda esimest korda kohtama uue kliendiga ja tekib siuke segadus. Põhimõtteliselt teatakse, et me peame müüke tõstma, me peame midagi tegema, aga kokkuvõttes on vaja ettevõttele reklaami teha, aga kuidagi nagu need põhilised asjad nagu ei tule kuidagi välja või aga mis siis veel on, mis siis tähtsam on? Ja tegelikult selle 15-sekundilise liftikõnega pannakse paika kõige olulisemad ja kõige tähtsamad asjad, mis on kõige iseloomulikumad ettevõttele. Selline oli siis brändi loeng. Ma loodan, et sa õppisid midagi ja ma loodan, et sa saad seda tarkust ka kasutada.